Tere, olen peaaegu maalt linna talveks ära kolinud, peaaegu. Ja siin ringi vaadates hakkavad silma ka oma puudujäägid. Puudujääk number 1, mul puudub jalanõude riiul. See on praegune hetke olukord koridoris, kus elavad 2 täiskasvanud naist. No nii ei saa enam elada. Ja nüüd olen ma jõudnud otsaga maale, kus ma siis selle jalanõu riiuli kokku panen. Ma käisin poest läbi, ma ostsin sellist liimpuitplaati, mändi. Need on enam-vähem juba õiges mõõdus minu jaoks. 300 korda 800 millimeetrit, võib-olla veidi väiksem, aga ma ei tahtnud osta ka suuremaid plaate, et neid hakata siis mõõtu lõikama. Ja loomulikult on mul kaasas ka minu kõige suurem sõber, minu tööriistakott. Linnakorteri mööbel on kõik selline üsna sirgjooneline ja tavaline puhas pind, siis ka jalanõude riiul tuleb lihtsamast lihtsam. Selline tavaline peaplaat, siia alla veel üks riiul ja küljed. Ainus, kus mul tuleb saak sisse lüüa, on kõrgus. Teeme selle täpselt pooleks ja nii lihtne ongi. Ma lasen need jalad siia kinni selliste nurkadega. On olemas küll ka mööbli jaoks, kasutatakse rohkem selliseid valgeid nurki, aga kuna ma kavatsen kogu selle pingi selliseks hallikaks toonida, siis mulle tundub, et need võivad isegi paremini sobida ja pealegi neid on mul rohkem, neid valgeid ei ole nii palju ja ma jällegi ei viitsi lihtsalt poodi minna. Asjadest, mis mul kodus enam-vähem olemas on, ma püüan alati niimoodi talitada. Tegelikult ongi peaaegu juba valmis ja miks ma tegin niimoodi, et ma jätsin, et ma panin need küljed selle äärega siit tasa, on see, et kui ma panen siia selle alumise plaadi, et ma seda ei peaks lõikama hakkama, et see mahuks ka täpselt siia vahele ja et see alumine plaat ka täiesti sirge jääks, siis muud ei olegi, kui ma lihtsalt mõõdan siit õige mõõdulindiga, siit vaatan, millist mõõtu ma siis täpselt tahan ja mõõdan õige vahemaa mõlemalt poolt. Ja need ma lasen siis pikemate kruvidega siit lihtsalt kinni. Täpselt see, mida ma mõtlesin, täpselt see, mida ma tahtsin, selline lihtne jalanõu riiul, siia peale saab asju panna, saab siia vahele panna, kuna me tarvitame või kanname väga palju tenniseid, siis see on nagu tenniseriiul siin teine, no ja siia alla lükkad nina otsaga siis saapad. Minu linnakorter on vähemalt koridor on sellistes hallides toonides ja nagu te mäletate, ma tegin suvel üle endal saunalava sellise hallika supi saunavahaga ja mulle tundub, et see võiks olla jalanõude riiuli jaoks selline päris hea toode, sest kui ma panen sinna niisked jalanõud, siis ei juhtu küll sellega mitte midagi selle liimpuitplaadiga, millest see tehtud on. Ja muidugi ma oleksin võinud või pidanud ilmselt need plaadid värvima ära enne, kui ma hakkasin neid kokku keevitama, aga võtta, mul on siuke värk, et ma tahan nagu tulemust kohe ja kiiresti. Ehk et ma teen riiuli valmis, kui ma ta lõpuks ära toonin, peitsin, värvin, siis on aega kuivada küll. Ma poleks lihtsalt viitsinud oodata, kuni need plaadid kõik ära kuivavad ja alles siis saan ma selle kokku panna.
näha.